Roiu-Aaslava tee valimislubaduse täitmine käib siin hetkel. Lubati siis mingisugune rohkem kui 4 aastat tagasi korda teha. Eelmine aasta oli kohalike omavalitsuste valimine. Selleks ajaks korda ei tehtud. Nüüd tuli uus vallavanem ja lõpuks on hakatud siis midagi liigutama ka. Oho, mis siin on mingi sild? Midagi seal on, jah. Aga päris hea on kõndida, sest siin on kivi kõvaks läinud see paneerimine. Siin on kunagi mingi sild või läbijooks olnud, et jah. Tundub, et tuleb päris lai tee siia. No tükk tööd on siin küll. Ja päris laiaks teevad, et ei tea, kas nad teevad teed ka laiemaks. Teiselt poolt on ka näha, seal on see ka puid maha võetud. Äkki teevad 4-realisi. Nüüd on üks paar kilomeetrit kõnnitud ja jõudsin siis siia, kus on minu jaoks on ta nagu tiik, aga ma ei tea, ma käisin siin noorena ujumas hästi tihti. Siin oli tegelikult niisugune muruala, kus inimesed isegi päikest võtsid ja see vesi oli pakkunud kuskil kõige sügavama koha peal 1,50 meetrit, mitte rohkem. Vahepeal ta kuivas täitsa ära. Ja ei teagi, mis nad nüüd sellega teevad siin, et kui siia see kergliiklustee tuleb, aga Caterpillar on siis see kopp, mis on selle suurepärase töö ära teinud ja päris hästi on teinud. Mina muidugi ei ole ekspert, aga midagi vinguda ei ole, aga kurvaks teeb muidugi see, et kui siin niimoodi jalutasin nüüd mingi aja, siis on näha, kuidas inimesed on autorehvid viskanud lihtsalt metsa alla, et tegelikult ju on meil need tasuta rehvi vastuvõtukohad olemas täitsa siin Tartu linnas ja Tartu äärelinnas, nii et see on nagu sigadus, jah, mida tehtud on. Aga näed, ükski tegu ei tegemata ja väljaannest lõpuks tund. Sain nüüd veidikene kopajuhiga ka rääkida, et see, mida ma siin ennem näitasin, et see on selle tee viimane etapp üldse, et hakatakse siis tulema kõigepealt hoopis sealt Kurepalu poole pealt, sealt poolt ja tema ülesanne on siis ära koorida see tee siit ja teha puhtaks, nii et ta selle kohta ei oskanud nagu öelda, et kas see kergliiklustee tehakse ennem valmis või siis hakatakse seda teed tegema. Aga vana ütles, et metsa alt tulevad jah, need kõikisugused rehvid ja igasugust muud sodi ka, et see on juba ära viidud. Et vinge. Siit läheb siis see gaasitrass, ma ei tea, kuidas see ära peidetakse või tuuakse siia täitematerjali. See on üks variantidest. Ja selle paar kilomeetrit vana tegi 2 nädalaga ära, nii et ma ei tea, suht noor mees oli, nii et ma isegi ei tea, kus kohas sellist ametit õpitakse. Ilmselt kuskil kutsekas. Aga oma aja peremees ja looduse keskel tundub päris chill töö. Võrreldes siis ütleme mingi kontorirotiga, kes kontoris istub päevad läbi ja oma Exceli tabeleid taob, nii et vahepeal näed ikkagi päris töömehi ka, kes nagu tööd teha oskavad.